ei tea, ikka siuke nõrkuse värk tuli peale nagu järsku. Ei teagi, millest see nagu käed hakkasid nagu nõrgaks minema. Kõhtu tuli siuke huvitav. No ma ei tea, ei saa öelda nagu tühi tunne või, aga jah, et kuidagi kõhtu tuli nagu siuke imelik. Aga nüüd, ma ei tea, jõudsin autosse ja läks nagu paremaks, et ma ei tea, see linna vahel oli siis mingi õhk või võta seest ära siia. Vorsti pilt kipub siia. Okei, see on. Et praegult oli soodukas 99 senti. Et siis ei ole juba mingi, ma ei tea, 3 kuud ei ole vist saia söönud. Panen puhtalt. Üks tegelane ütles, et vorsti paljad söövad ainult rikkad, on ju. Et noh. See oli soodukas. No ma ei taha saia süüa sellepärast, et ei tea jah, see kuidagi kõtu nagu hakkas ette tulema. Aga noh, ega ta nüüd sellest nagu ära ka ei lähe see iseenesest, et nüüd saia ei söö, et ma olen edasi nagu jälginud, et ega ta hullemaks ei lähe samas. Hullemaks ei ole läinud, jah. Kas ta mingis vanuses hakkab, jah? Nii, see oli ka 50% odavam mitte kallim. Et muidu oli 1,50 oli muidu või, nüüd on siis 70 senti. Homme on nagu tähtaeg, noh, 25. Normaalne. Algul mõtlesin mahla osta, siis ma ostsin hoopis 2 õuna. Apelsini ka. Apelsini 2 õuna, kõige odavamat. Siis see oli ka soodukas. Pidin ka ostma muidugi 39 senti. Ja see oli ka soodukas. Kriipkood on siin. Kurat, kaamera võtab udus, et kas nüüd ta sai. Ta kukkus ka taskust välja. Või on liiga väike kivi. Noh, siin on siis need 2 õuna. Vorsti silte veel kilekoti külge. Et noh, 3,60 selline asi. Noh, ma ei tea, täitsa normaalne. On Selveris. Mis räägitakse, et kallis pood pidi olema. Ma algul mõtlesin, et ostan mahla. Nüüd mõtlesin, et ostan juba parem õuna. Õuna ja apelsini. Ta on nagu aus asi. Noh. aus asi, et ta on nagu kohe see, mis on, ei ole pressitud ega pole midagi otsa pandud ega
muidu seal mahlas on ju pool on vesi vist. Vett ma saan. Vesi on mul, näed, siin kraanist. Kraanivesi pole ka tasuta, aga siis mõtlesingi, et parem ostan. See õun on päris hea. Tavaliselt odava kohta. Paula teed või mis ta on. Et hammustan õuna ja on siis kohe mingit sukest piimaasja, piimatoodet, keefiri. Et see on nagu päris jah, kasulikum võib-olla isegi. Muidu jood seda mahla. See ju veel kõrvetab magu, on ju. Ja mis ma vahepeal veel tegin. Tulin poest tagasi, vaatasin, et kas see Gabriel Diallo ja Thierry serblane mängivad tennist enam. Kell 3 pidi hakkama, aga hakkab nüüd hoopis, palju see on, kell 5 juba, 5:10. Lükkab kohe edasi. See on tavaline asi tennises. Et seal need mängud venivad pikemaks. Siis ei ole väljak vaba. Ja siis nagu hakkab hiljem. Nii et millegipärast nad arvestavad, ma ei tea, alati vähem aega, et 2 mänguga arvestavad, 2 setiga või 2 game'i või 2 setiga arvestavad. Aga läheb, ja mitu mängu on ees, iga mäng läheb seal pool tundi, noh, mõni läheb 10 minutit üle. Iga mäng läheb natuke üle seal, paarkümmend minutit ja lõpuks ongi 2 tundi. Et seal see Diallo on kanadalane, ta on mingi maailma 40, nüüd ta on tõusnud ka viimaste nende turniiridega. Siis see Thierry on tal vastane, tema on 60 serblane. Ja see Thierry koefitsient on 2,8. Panustamise tegin ühesõnaga. No, see Diallo on tugev küll olnud, samas see Thierry on võitnud. Ma mõtlesin nagu niimoodi teha, et vaatan seal, kui ta mulle mingi 7 eurot pakub cash out'i välja, noh ütleme 10 panin, pakub 17 on ju, siis ma võtan välja selle. Et noh, panustamises on tavaline asi, et Diallo koefitsient on 1,4, Thierry'l on 2,8, aga noh, panustamises on tavaline asi, et see kõrgema koefitsiendiga võidab. Noh, ta ei ole alati nii, aga nagu inimese psühholoogia ütleb, et oh, näed, et see kõrgem ei võida, et panen kindla peale sellele Diallole, on ju. Aga tutkitva asja. Tähele pannud, et seda ikka juhtub. Ja noh, ütleme, et nad on suht nagu, et see Diallo on nüüd siin kõmmutanud ka, eks ju, teevad need vastased ja ta siis kogu aeg ka ei saa nii kõva olla ja ma võtan nagu niimoodi, võtan seda asja, kes on nagu palju nagu võitnud viimasel ajal, et tal see seeria nagu varsti lõpeb ära.
ja eks vastased teevad skautingut ka seda rohkem, võtavad tõsiselt seda mängijat. Et noh, et see pidu saab nagu otsa mingil ajal. Ja noh, ma nüüd ei ütle, et see Zverev teda võidab, et ma ei lähe nagu selle peale välja. Aga ma lähen selle peale välja, et ta suudab alguses ta suudab ikkagi, ta suudab nagu mängus püsida. Ja suure tõenäosusega selle esimese seti ära võtta. Ja sealt juba hakatakse pakkuma, et see hakatakse cash out'i juba pakkuma. Et noh, suuremat nagu raha tagasi. Seal juba tõenäosus tõuseb, et see Zverev võidab, noh, et suured hasarditüübid lähevad edasi sealt, on ju, nad ei võta seda välja. Ja mina võtan välja selle. Et noh, muidugi see ei pruugi minna, võib ka nii minna, et see Jallo paneb 2-0 ära ja ongi kõik, on ju, hasta la vista, on ju. Aga noh, eks seal ongi niimoodi, et ma valingi ju neid mänge nagu niimoodi, et see tõenäoliselt ei ole nii, on ju. Ma nagu selle järgi valin. Vaatame, kuidas läheb, et varsti hakkab see mäng pihta. Siin on hea. Ja rahulik. Outokumpu on selle piirkonna nimi. Mulle meeldib siuke hea rahulik koht. Linna nagu viimased majad on siin, et siit läheb juba linna, ongi linnasilt paistab see. Et siin lõpeb linn ära, et hea rahulik selline koht. Rahvast ikka käib piisavalt. Tanel Padar laulab. Ohtlik naine. Jah, tal oligi lõpuks ohtlik naine lõpuks. Tal neid ohtlikke naisi on palju olnud vist. Et läkski tal nii, nagu seal laulus laulab. Noh, suhted on muidugi vastastikused, et ega ei saa ainult ühte poolt süüdistada. Aga noh, ma neid märke nagu nägin seal, et varem kui need asjad nagu tulid nagu avalikkuselt. Noh, kehakeel on selline. Kehakeel on selline asi, mida inimesed suudavad lugeda. See on selline nagu, ütleb nagu öeldakse, et üks pilk ütleb 1000 sõna, et on nagu võimalik välja lugeda.
ei ole see suurte asi jah, et neid lihtne ta ei ole jah, et lihtne pole üldse jah, et noh, eks sellepärast ma nagu ise nagu väga ei otsi, noh ega mind ka ei otsita eriti ja see selline, selles mõttes mul on nagu lihtsam nagu, et ise ka ei ole nagu väga mingi Don Juan ei ole ja väga siuke naiste magnet ei ole ja siis ongi nagu selles osas nagu lihtsam, et enda nagu ka siukest nagu mingit väga hullu nagu sellist kunagi võib-olla nagu ütleme 20-ndates või niimoodi nagu noh, siis nagu mingid siuksed kihud nagu olid peal, aga noh, see läks nagu jah kuidagi, et see läks mööda ja kas tol ajal ka ise nagu ka tundsid ja et ega kui nagu tuli see seal rattes, ma mäletan, sai seal sebitud ja et noh jah, et kõrvetada ma sain lõpuks oli flirtik nagu, et seal ma sain nagu emotsionaalselt sain nagu ütleme noh, seal juba võib öelda, et ma sain natuke kõrvetada et ma sain nagu natukene, aga noh, samas ütleme, et noh, ma sain nagu ära öeldud ka enda asjad nagu, mis oli nagu noh, selles mõttes, et see lugu sai nagu lahenduse. Et see ei jäänud, aga see oli nagu selline jah, kus oli vaja nagu asjad nagu juba läksid natukene tõsisemaks. Kus oli vaja nagu juba mingeid tõsisemaid kokkuvõtteid nagu teha ja asjad ära mõtestada. Et see oli, aga varem oli ka natukene noh, et noh, ikkagi need asjad ei läinud nagu üldjuhul jah, et ei läinud nagu kaugele. Et kui hakkas nagu mingi asi, mis hakkas kriipima natukene, et siis ma lõpetasin ära lihtsalt ja oligi nagu ütlesin oma selle välja ja ega siis noh, teiselt poolt ka nagu miskit nagu sellist nagu noh, see asi ei olnudki nagu kuskile väga eriti läinud ja sai nagu eri teid mindud. Et jah, et nüüd ütleme jah, et nagu et loomu poolest nagu ega jah, ise nagu jah, väga nagu noh jah, et ongi väga see, mis nagu see kõrvetamise asi oli ka, et noh, et ega see ka nagu väga kaugele läinud, et seal, kus hakkasid mingid asjad pihta, kas seal oli seal tuleva näi või nii öelda, on ju, et kui seal mingid signaalid tulid, et siis tuli minu poolt ka nagu hakkas see nagu noh, tuli minu poolt ka nagu signaal, et siis noh, et ega siis ma nii palju ka seda ei taha nüüd, et ma siin vastu kellegi tahtmist siis ennast suruma hakkan, et aga noh, tihti nagu tahetakse, et tõestatakse ennast ja noh, mina arvan, et mul ei ole vaja midagi tõestada, et ma olen see, kes ma olen ja ongi. Ma olen see, kes ma olen. Las tähed ja kuu ja päikene jäägu taevasse, on ju, et mis ma neid sealt kisun. Ja nii
nii see kokkuvõttes ongi, et ega keegi siis väga taga ka mind ei aja ja on see selles osas on tore. Nii. Ma vaatan vahepeal, kas see tennis on peale hakanud.